Ilusat reede hommikut. Tere kõigile, kes on tulnud siia laivi vaatama. Küsin kohe kommentaari, et kas sina oled LinkedIni kasutaja, et kirjuta, kuidas LinkedIn sinu jaoks töötab ja kas sa oled proovinud, kas sa oled katsetanud, mis on sinu kogemused LinkedIniga. Ja mul on hea meel tervitada siin meil Mai Pekseeni, kes on LinkedIni ekspert, eks ju, võib öelda nii, see on sinu pärusmaa. Jah, see on tõesti minu lemmikplatvorm, kus ma olen ikkagi väga sügavalt sees, alates sellest, kui ma töötasin värbajana, headhunterina, sihtotsingu inimesena. Nii et nüüd ma nii-öelda tegin sealt switch'i ja ma tõesti jäin platvormi sisse kinni. Ja praegu ma aitan inimesi siis jah, nii ettevõtjaid kui ka professionaale LinkedIni nippe tundma õppida. Aga miks just LinkedIn? LinkedIn on nii põnev, seal toimub nii palju, see on nagu tõesti nagu kuidagi käeelu pulsil hoidmine ja tal on ikkagi business fookus, et kui teised platvormid on väga laiad, eks ju, Instagramid, Facebookid, kus me ju ka kõik tegutseme, no seal sa leiad teemasid aastooni ja ükskõik mis nurga alt, aga LinkedIn ikkagi on ärifookusega. Sa oled siin ikkagi selle mindsetiga, et leida omale kontakte, kellega teha mingeid ärilisi kokkuleppeid, kas leida töötajaid, tööandjaid, koostööpartnereid, kliente ja ta on tõesti platvorm, kus saab nii tohutult palju õppida teisi jälgides, nii et minu arust see on nagu kõige kihvtim siin. Kas sa saaksid, meil on täna teemaks on need postituse tüübid, Mhm. mis nagu töötavad hästi seal LinkedInis, aga kas sa saaksid sissejuhatuseks veel öelda, et kellele sobib LinkedIn ja kellele ei sobi LinkedIn ettevõtjatest? Ja see on hästi kuum teema muide, et seda hästi palju arutatakse ühest nurgast ja teisest nurgast, et ma räägin sellega alguseks ära, et ma istun tegelikult ju praegu siin Stockholmis. Et ma olen jah, praegu Rootsis elav eestlane, mul ongi natuke selline globaalne rahvusvaheline taust, et ma olen elanud mitmel maal ja praegu jah, ma tegutsen juba siis nüüd 3. aasta, olen jälle kolinud Stockholmi ja tegelikult siin ringi vaadates ja inimestega suheldes, siis ma ütlen, et LinkedIni tase on väga kõrge ja sisuliselt, kui ma Rootsis seda teemat näiteks üles võtan, siis LinkedInis ikkagi leiab absoluutselt iga eriala inimesi. Aga näiteks nüüd, kui ma täpselt nagu sa, Marika, küsid, et kui ma näiteks räägin Eestis samast teemast, siis hästi palju ikkagi ma kuulen vastu, et mina sinna nagu justkui ei kuulu, et ma ju ei tegele mingi suure äriga või mul ei ole ju nii palju neid rahvusvahelisi kliente vaja, et kuidagi see mindset on natuke erinev. Aga ma just sellepärast tahaksin ka neid eestlasi ikkagi rohkem siia platvormile meelitada, sest see annab nii palju ärivõimalusi juurde ja eriti meie, kes me tuleme väikselt turult. Eesti on väga väike turg, ka Rootsi on väike turg globaalses mõttes, eks ju. Et me peame juba olema siis nii-öelda nagu born to be global, ma arvan, et ükskõik, mis äri sa ka Eestis näiteks praegu teed, ära jää ainult Eesti turule, et ikkagi mõtle nagu suurelt ja LinkedIn on selle jaoks nagu parim platvorm, kuhu juba ka varajases faasis nagu siseneda. Ma natukene puurin veel seda küsimust sissepoole, et kui ma olen tegutsenud väikeettevõtjana peamiselt Facebookis ja seal mul juba võtab võhma välja, sellepärast et lihtsalt nii palju peab seda sisu looma ja tõesti minu jaoks väikeettevõtjana tundub keeruline võtta mingisugune teine platvorm enda kõrvale. Et kas sa oskaksid välja tuua mingid eelised, oletame, et ma ei taha minna globaalseks, oletame, et ma tahan Eesti turul tegutseda. kas sa oskaksid mingid eelised tuua välja, et miks LinkedIn on näiteks parem kui Facebook? Või Ja, veel põhjus, ja miks ma peaks näiteks sinna väga minema? lihtne, kohe üks väga-väga lihtne nii-öelda näide ongi see, et kui sa lööd lahti Google'i ja keegi guugeldab näiteks sinu kui ettevõtja nime või keegi on hakkamas sinuga tegema äri, eks ju, et näiteks tahab aru saada, mis inimene, mis tegevusvaldkonnast sa oled, kas sa oled tõsine tegija enda alal ja kirjutab sisse Google'isse näiteks sinu nime või nüüd ka eks AI tööriistadesse, siis LinkedIn oma SEO setting utega tuleb nii tugevalt otsingu tulemustes välja, et inimesed jõuavad sinu platvormile väga kiirelt ja tegelikult kontrollivad sinu tausta ikkagi LinkedIni kaudu väga tihti ära. Et see ei ole nüüd ainult värbaja jutt, et ma tulen küll värbamismaailmast ja seal loomulikult me kontrollisime inimeste taustu läbi LinkedIni, aga see töötab igal pool äris, et kui sa näiteks ikkagi teed mingisugust ärikokkulepet, siis inimesed loomulikult tahavad teada, kas sa oled tõsine tegija,
noh, äriregister, eks ju, on meil Eestis üks asi, kus tausta vaadata, aga ikkagi vaadatakse, scroll itakse läbi ka sinu LinkedIn. nii et juba see on võib-olla üks selline näide, et miks ikkagi juba profiil peaks korralik olema. et see, kas sa jõuad seal ka nagu aktiivse sisuloomeni, võib-olla natuke see teine teema, eks ju. aga igal juhul korralik esindatus oma viisaka profiiliga on justkui ikkagi nagu kohustuslik või selline lausa nagu ärihügieen tänapäeval. väga hea. Et siis kutsume üles kõiki, kes meid praegu vaatavad, on ju ikkagi oma LinkedIni profiil vähemalt esimese sammuna korda ära tegema ja see, nagu ma aru saan sinu jutust, see ei kohusta mind otseselt nagu seal aktiivne hakata olema, et ma lihtsalt teen profiiligi kasvõi korda. ja mina nagu näengi seda niimoodi kahe suure nagu strateegiana, sest tõepoolest sa ilmselt nõustud minuga, et ikkagi sisuloome on väga energia ja ajamahukas, eks ju, ettevõtmine. Ja noh, see on loomulikult tegevus, mis toob sulle tulemusi, mis loob nähtavust, loob sinust kui eksperdist teatud kuvandi. noh, ma räägin ka persooni brändingust ja sellisest nagu thought leadership'ist, eks ju, et see on loomulikult suurepärane viis ennast nagu kujundada eksperdiks enda alal. aga et ikkagi võtta juba see strateegiliselt kasvõi see üks otsus vastu, et ma vähemalt näen seal korralik välja, et juba see on tegelikult nii-öelda nagu pool võitu. et ikkagi enda profiil oleks nagu korralikult kujundatud enda brändivärvides, ükskõik mis ettevõtmist või ettevõtjat või ettevõtet või ka isiku brändi sa esindad. et selles mõttes see on kindlasti juba A ja O. Liis kommenteerib ka siin, et tema kasutab LinkedIni nagu CV-d, et ongi, et see on hea link, mida jagada, on ju, kui keegi tunneb huvi mingite koostöövariantide kohta. Enne kui me läheme nende postituste juurde, mul on ikkagi veel paar küsimust sulle LinkedIni osas, et nüüd me teame seda, et eestlastena me mikroettevõtjatena tegeleme hästi paljudes erinevates valdkondades, et ma tean, Triin näiteks on raamatupidaja, koob sokke ja siis ma ei tea, kes veel on ju kõike, mida teeb, et nii raske on nagu seda kuvandit enda sinna LinkedIni luua ja siis veel nüanss sinna juurde, et samal ajal ma võib-olla töötan kuskil ettevõttes nagu palgatöötajana, on ju, olengi. Oletame, et mul on endal ka ettevõte, eraettevõte, mis ma siis teen, pereettevõte võib-olla kõrval, enda mingi mikrohobi, mis ma olen äriks tahan keerata ja niimoodi. Kuidas ma siis peaks seda LinkedIni profiili nagu haldama, et samal ajal kui tööandja tahab, et ma kuvaksin, kui ma olen tema töötaja, eks ju. Samal ajal mul on endal mingid mikroettevõtted, sa saad aru sellest murest, et kuidas see seda on lahendada? fantastiline küsimus ja see on muide üks levinumaid küsimusi, et noh, me elame sellisel ajastul, kus meil on kõigil nii palju mütse peas, et väga vähe, mina ei kohta oma elus peaaegu üldse inimesi, kes tegeleksid ainult ühe ainsa asjaga et see, et me olemegi multitasking nii-öelda ajastul elavad inimesed, see ongi nii-öelda nagu, eks ju, see norm, kus me elame ja see teeb ka meie brändingu ja kogu selle nii-öelda enda nagu just selle isiku brändini läbimõtlemise ju üsna keeruliseks mingis mõttes. aga noh, seal on ka, noh, kui nüüd rääkida konkreetselt LinkedInist kui platvormist, et see küsimus oli just nagu LinkedIni platvormi kohta, et on võimalusi, et noh, näiteks seal on üks väga hea, kui ma nüüd hästi tehniliseks lähen kohe, et seal on üks selline, üks sektsioon, mille nimi on about, et kus sa justkui nagu vabas tekstis kirjeldadki iseennast. ja see on näiteks ideaalne, eks ju, selline ruut, kus sa saadki ära rääkida, et jah, et ma oma igapäevatöös teen võib-olla seda ja seda, aga ma olen ka väga kirglik näiteks hoopis selles ja ma tegelikult olen nii ootan oma ellu rohkem inimesi ja võimalusi just selles ja selles. nii et noh, selles mõttes seal on kindlasti olemas need kohad, kus saab need asjad ära mainida, sa pead ise loomulikult iseendaga kõigepealt kokkuleppele jõudma, et mida sa ikkagi saad ja pead ja tahad rõhutada, et see tuleks nii-öelda esmajoones välja, aga sa saad ka neid teisi asju seal ikkagi näidata. Ja see on ka okei, et kui ma näiteks palgatööst loobun ja hakkan täie ajaga ettevõtjaks, et ma lihtsalt muudan oma profiili ära, eks ju. Absoluutselt, jaa. Et LinkedIn on väga selline elav platvorm, et ta ei tohigi olla üks ja staatiline, et see sinu profiil ongi tegelikult selline, mis muutub koos sinuga. Ja me muutume praegusel ajal, elu muutub meie ümber, meie muutume kaasa. Ettevõtja elu on ka selline, et sa alustad ühe äriga, mingi aeg teed võib-olla väikese muudatuse, näed, et see päris hästi ei töötanud, lähed natuke võib-olla rohkem niši või vahetad, eks ju, oma sihtturgu või noh, me teame kogu aeg, et me tegelikult ju muutume, kasvame, areneme ja see platvorm areneb, meie areneme ja see on täiesti normaalne. Et ei tohiks jah nagu jääda ise ka kinni sellesse, et ma nüüd ehitasin selle profiili nii üles ja nüüd ma pean järgmised 10 aastat seda nii näitama, et kohe kindlasti see nii ei ole.
väga head mõtted. Aga nüüd me saamegi vist minna sinna postituse tüüpide juurde, et mis on need postituse tüübid, mis siis LinkedIni algoritmile sobivad. aga enne veel küsin, et kas Facebook ja LinkedIni algoritmid on sarnased või postituse mõttes ka, et näiteks kas need postitused, mis töötavad Facebookis, võiksid idee poolest töötada ka LinkedInis, kas seal on mingi seos ka olemas? Ma ei ole väga suur Facebooki ekspert, nii et ma ei ole võib-olla kõige õigem inimene seda kommenteerima. Mu enda sellised katsetused Facebookis on ka sellised natuke veel nõrkadel jalgadel ja ma ei kutsu kedagi eriti mind praegu Facebookist vaatama, ma ei oska seal väga tegutseda nii et mulle tundub, et nad on ikkagi üsna erinevad platvormid, sest mina näiteks oma LinkedIni postitustega Facebookis väga hästi ei levi. Aga LinkedInis nad on just nagu õigele audientsile, eks ju, õiges keeles ja just nagu selliste märksõnade kaudu, mis just neid lugejaid kõnetab, nii et nad on ikkagi minu, ütleme, hinnangul üsna erinevad. Ja ikkagi LinkedInil on justkui nagu oma selline, mingi keel või oma selline ka, mingis mõttes selline hääl või takt, kuidas sa oma postitusi ideaalselt võiksid üles ehitada, mis ikkagi seal silma nii-öelda hakkavad ja lugemist nagu pälvivad. Nii et minu tagasihoidlik hinnang ikkagi on, et nad on üsna erinevad platvormid, et ja see muidugi jälle tahab seda, et see võtab rohkem aega, et kui sa tahad mõlemal platvormil paralleelselt edukalt tegutseda. Aitäh, aga siis ma arvan, et võimegi minna nende slaidide juurde, mis sul on ja julgustan kõiki küsima siin kommentaariumis, et mina jälgin neid küsimusi ja pärast me võtame aja veel korraks ja küsime teie küsimusi siin Mai käest ka. Ja et meie tänane siis fookusteema on ikkagi siis postituse formaadid ja miks see teema aastal 2025 võib-olla mingis mõttes ka on nagu just üles tulnud, on see, et LinkedIn platvormina on tohutult palju muutunud. Ja kõik inimesed, kes siin ka, ütleme, aktiivselt postitavad, sedasama thought leadership'i nii-öelda üles ehitavad, tunnevad aina enam, et väga raske on kaasatust saada oma selliste vana kooli heade pilt pluss tekstpostitustega. Kuigi see on jätkuvalt kõige levinum postituse tüüp LinkedInis, et inimesed jätkuvalt ikkagi postitavad pilte ja tekste, aga LinkedIn on jah oma algoritmi nii-öelda muutma hakanud ja ma nüüd näitan ühe slaidi peal väikese ülevaate sellest, et kuidas siis nende salapäraste algoritmi muudatustega LinkedIn justkui meie nagu edukust platvormil hindab. Et kui sa oled platvormil ja postitad, siis loomulikult sa ei taha seda aega raisku lasta, et sa ideaalis tahaksid, et see postitus leviks, ta saaks võimalikult suure lugejaskonna, vaatajaskonna ja tooks sulle siis nii mitte ainult kaasaelamisi, vaid ka potentsiaalseid, eks ju, koostööpartnereid või kliente. Mida LinkedIn siis teeb, on see, et ta on algoritmi nii-öelda programmeerinud selliseks, et need postituse nii-öelda hindamiskriteeriumid tulevad sellises järjekorras, nagu mul siin praegu slaidil on. Et kõige enam läheb nii-öelda LinkedInile korda postituse peal veedetud aeg, ehk siis inglise keeles on ta nagu dwell time. Pärast seda annab hästi suure indikaatori sellele algoritmile kommentaaride arv ja kvaliteet ja nii-öelda selline kommentaariumis toimuv aktiivsus. Siis see, kui palju kordi sinu postitust on uuesti postitatud, kui palju kordi sinu postitust on salvestatud, et seda save nuppu vajutatud ja siis ka nendes nii-öelda direct message ites seda kellelegi laiali saadetud ja kõige vähem tegelikult nagu hindab algoritm seda, kui keegi sulle lihtsalt like on vajutanud. Nii et kui me nagu armastame võib-olla ka Facebooki põhiselt lugeda neid likeide arvu ja natuke selle järgi hinnata, et meie postitus on olnud edukas, siis tegelikult LinkedInis see väga suurt rolli enam ei mängigi. Et siin ei mängi rolli ka see, et kas on nüüd nii-öelda see püsti pandud pöial või südamemärk või eks ju mõni muu emotikon, mis jälle like nupu alt võib tulla. Et need on jah kõige nõrgemad sellised algoritmi signaalid, et neid nagu väga algoritm ei hindagi. Nii et ühesõnaga, mida me siis tahame nagu võib-olla nagu endale meelde jätta, on see, et ideaalis ma tahaksin saavutada olukorra, kus inimene tuleb minu postitusele ja ta veedab seal võimalikult palju aega ja ma tahan teda kutsuda seda postitust siis kas kaasa kommenteerima,
uuesti postitama või siis endale salvestama. Ja postituse juures siis on kõige olulisem, see on üks asi, mida nüüd kõik LinkedInis tegutsejad viimasel ajal räägivad, et ikkagi see esimene maagilised tund-poolteist. Ja see on see aeg, mille jooksul siis algoritm meie postituse sellist esialgset engagement'i mõõdab ja otsustab ära, et kas see postitus läheb siis jagamisele laiemale sihtgrupile või ta jääbki selle nii-öelda esialgse väikese testgrupi kätte. Ja keegi ju päris täpselt ei tea, kui suur see testgrupp on, aga arvatavasti on ta kuskil 10–15% ainult sinu siis nii-öelda kontaktide võrgustikust. Nii et kui see postitus esimese 60–90 minuti jooksul sealt väikselt grupilt juba saab mingi sooja tagasiside, siis algoritm justkui nagu julgeb ja tahab ja saab seda ka laiemale jagada. Nii et mida me siis tahame teha, ongi tegelikult see, et selle esimese 60 ja 90 minuti jooksul me peame nagu esiteks loomulikult tegema hea postituse. Me peame jälgima, et me postitame ta nii-öelda sellisel golden hour'il või nagu heal ajal, kui just meie siis sihtgrupp on platvormil aktiivne, et siin nüüd oleneb ka, missugusel turul sa tegutsed, kes on sinu lugejaskond, kuulajaskond, mis ajatsoonis nad elavad. Et enamasti on see siin väiksel slaidil siin näha, see tumerohelised ajad, see on siis tööpäeviti kuskil sihuke varajane lõuna või pealelõunane aeg, kui inimesed on justkui oma kiired tööd tegemised ära teinud ja on aega platvormil tegutseda. Ja loomulikult sa pead postitusse suutma sisse kirjutada või panna siis selliseid väikseid nippe ja trikke, et kutsuda inimesi kaasa, neid kommenteerima, enda arvamust avaldama, seda jagama ja siis ka salvestama. Nii et nagu ma ütlesin, et kõige sellisem klassikalisem loomulikult postituse formaat jätkuvalt elab oma elu, see on siis pilt ja tekst, aga just ka nende samade algoritmi muudatuste tuules siis on need 4 postituse formaati, mis siin praegu ees on. Karussell, infograafid, video ja küsitlused on väga suurt nagu populaarsust nii-öelda võitmas just oma sellise väga hea kaasatuse tõttu. Ja ma hea meelega räägin nad ükshaaval läbi. Ja loomulikult, kui teil on neid küsimusi, siis pärast hea meelega lähen natuke veel detaili, et tutvustan nad nagu esialgu lühidalt ära. Et kõigepealt karussell postitus, kõik, kes tegutsevad Instagramis näiteks, eks teavad väga hästi, et karussell on siis selline formaat, kus saab siis kas noolega või niimoodi näpuga slaide vahetada. Ja LinkedInis siis see karussell on sisuliselt üles laetud PDF-fail. Et PDF-fail, kus tavaliselt on 8–12 slaidi, on selline optimaalne karussell postituse pikkus. Ja ideaalis jah, sa võiksidki siis selle karussell postituse jooksul jagada mingit teadmist. Et LinkedIn on platvorm, kus me ikkagi enamasti jääme professionaalseks, postitused võiksid olla näiteks informatiivsed või harivad, et näiteks sellesama siis 8–12 slaidi kaudu sa annad edasi mõne uue fakti või teadmise. Et siin ma olen just toonud näiteks see on minu pilt Canvast, eks ju, kus mina oma karussell postitusi valmistan. Et siin on näiteks needsamad, jah, siin oli praegu 11 slaidi, et alustada sellise tugeva, eks ju, hookiga ehk siis pealkirjaga, mis kutsub klikkima ja siis nagu sammu haaval rääkida lahti mõni selline kitsaskoht või selline keerulisem teema, et inimesele ära selgitada. Ja miks on karussell postitus hea, on see, et nende läbi swipe imine või nende läbi vaatamine võtab aega ja see on täpselt siis see dwell time, millest ma alguses rääkisin, et algoritm samal ajal mõõdab aega, kui palju kasutaja selle peal on ja justkui premeerib sinu postituse peal oldud ajalist sellist panust, eks ju. Nii et selles mõttes väga hea postituse formaat. Ja samamoodi siin ka ikkagi kutsuda inimesi jälle selle call to action'iga postituse all veel kommenteerima, mingeid arvamusi avaldama ja seda paremat nii-öelda kaasatust see postitus saab. Siis teine väga hea tüüp, eks ju, mis kutsub inimesi salvestusnuppu vajutama, seda save nuppu vajutama, on loomulikult need infograafid, mis on siis sisuliselt ka PDF-fail, mis on täis sellist tihedat väärtuslikku teksti. Et siin on üks näide, mis mina ise olen koostanud, see ka nagu LinkedIn cheat sheet'i all, et nad ongi tavaliselt sellised kas cheat sheet või sellised nagu
sellised väiksed nagu spikrid nii-öelda või sellised guideline'id mingite tegevuste läbiviimiseks. Ja inimesed tihtipeale teevad neist kas screenshot'e, seda küll algoritm ei mõõda väga hästi, aga kui nad vajutavad save nuppu, siis annab see hästi tugeva signaali jälle algoritmile, et tegemist on kvaliteetpostitusega, järelikult võiks seda suuremale audientsile näidata. Nii et ka jälle selline leviku jaoks väga-väga hea formaat. Video, loomulikult igas platvormis tuleb sisse aina rohkem videot, samamoodi LinkedInis, eks ju, et vertikaalvideo ikkagi, kuna 70–80% LinkedIni kasutajaid kasutavad ka platvormi läbi mobiili, et ikkagi ta peaks olema siis vertikaalis ja samamoodi kuskil minut, poolteist pikk ja kindlasti korralikud siis subtiitrid all, et neid saab siis, caption'eid saab siis ka LinkedIni enda platvormil lisada. Ja neljas tüüp, mida ma tahaksin soovitada, katsetada, on siis küsitlused, mis on LinkedInis väga edukalt leviv formaat. No sisuliselt ongi võimalik siis tõstatada üks väga lihtne, selline hästi kergelt arusaadav väikene probleem. Näiteks siin mina olen teinud näite, et kas sa kasutad LinkedIn Premium pakette. Ja miks see on nagu hea formaat, on sellepärast, et inimesel on hästi lihtne sinna lihtsalt üks klikk visata ja siia alla saab ka siis kommentaare lisada, et kui sa ise nagu oled edukalt suutnud sinna selle küsimuse veel nii-öelda sisse kirjutada, siis tihtipeale tekib sinna alla ka selline üsna hea ja selline elav kommentaarium. Et ka nagu selline formaat, mida LinkedIn üsna niimoodi mõnusalt levitab ise, kuna see on selline tõesti nagu hea ja lihtne ja atraktiivne selline viis, eks ju, et saada endale tähelepanu. Nii et ma olen need 4 nüüd läbi käinud, Marika, et sul kindlasti on juba seal endal ja kasutajatel küsimusi, et ma hea meelega läheks ja räägiks siis võib-olla mingid detailid veel juurde. On küll, et Liis küsib siin, et kas, kui pärast selle postituse teed, et hästi head nagu kokkuvõttes andis nii kiire ja selge ülevaate, mis on oluline, et aitäh kõigepealt selle mõnusa ja selge esitluse eest. Aga Liis küsib juurde siin, et kui nüüd see postitus on tehtud, et kas peaks ise ka, kui oluline see on, et sa peaksid ise siis minema ja jälgima, kommenteerima ja vastu kommenteerima inimestele seal kogu aeg, et kui oluline see on? Jah, et see posting and no ghosting on väga oluline reegel, et täpselt see, mida sa, Liis, küsid. Et kindlasti, kui sul vähegi võimalik on, et jää platvormile pärast postitamist, vasta nii kiiresti kui võimalik nendele nii-öelda küsimustele või kommentaaridele. Ja see annab jälle tegelikult sellele algoritmile omakorda selle indikaatori, et seal toimub mingi väga tore ja põnev, eks ju, arutelu, järelikult on mingi popp ja kuum teema ja jälle saad rohkem kaasatust ja nähtavust, on ju, et loomulikult, kui on vähegi aega sinna aega nii-öelda investeerida, siis see on hästi-hästi nagu soovitatav. Aitäh! Postituste osas praegu hetkel mina rohkem küsimusi siin ei näinudki, aga tuli päevakorda seesama küsimus, mis me ennem siin omavahel ka mis keeles postitada ja ma saan sellest väga hästi aru, et siin on tekkinud väike arutelu meil ka kommenteerimis, et kirjuta selles keeles, mis on su sihtrühm. Aga vastuväide on see, et ma mõnikord isegi ei tea, kes on mu sihtrühm ja ma tunnistan, näiteks minul on sama lugu, et mul on Eestis on veebikool, on ju, aga mingil hetkel ma tahaks rahvusvaheliselt koolitajana turule minna. Et kuidas seda dilemmat lahendada, et kui sul on erinevas keeles sihtrühm, et ambitsioon on kasvada suuremaks, aga samas praegu raha tuleb Eesti turult, mida siis sellisel juhul teha? Ja siin üks väide kõlab välja, et sa võid teha erinevas keeles postitusi, et näiteks ma teen ühe postituse eesti keeles, teise teen inglise keeles. Kuidas sa seda keele asja kommenteerid? Ja, et see on väga kuum teema, et LinkedIni inimesed hästi palju räägivad sellest ja eriti kõik need inimesed, kes tulevad väikestelt turgudelt, eks, nagu meie siin, et ükskõik, kas me räägime siis praegu Eestist või Rootsist, globaalses pildis mõlemad väiksed turud. Loomulikult inimesed tahavad eelkõige lugeda ju sisu enda keeles, et selles mõttes see on nagu garanteeritud parem kaasatus, seal tuleb garanteeritult parem kaasatus. Et kui sa ikkagi postitad eesti keeles, siis Eesti inimesed loomulikult loevad seda rohkem, kommenteerivad mõnusamalt kaasa, sest see on lihtsalt lihtsam, mõtted jõuavad selgemini kohale, et sealt tuleb kindlasti tugevam engagement. Aga turg on väike. Nii et tasub mõelda strateegiliselt. Et ma toon nagu siia selle elava näite, et pange ise nüüd enda pea korra tööle ja mõelge. Näiteks, kui sa jälgiksid praegu nüüd lätlast või leedukat
ja sa näed tema postitusi, mis vahepeal tulevad inglise keeles, aga siis tulevad jälle 3 tükki näiteks järjest läti keeles. Sa ei saa sellest mitte midagi aru, eks ju. Seal võib-olla küll on see nupp, et translate ja nii edasi, aga kõik kommentaarid seal all on ikkagi ju lätikeelsed. Võib-olla see pilt, mis ta ka üles laadis või see infograaf või poll või mis ta parajasti tegi, on lätikeelne. No kas ei kutsu vajutama unfollowed? Et noh, tegelikult kui ennast panna samasse olukorda mingisse muusse väiksesse kultuuri, siis sa tegelikult saad sellest probleemist aru, et see on strateegia küsimus ja inglise keel tegelikult on ikkagi ärimaailma number 1 keel ja me oleme ausad, tegelikult me saame kõik sellest keelest aru. Nii et selles mõttes, kui sul juba on ikkagi globaalsed plaanid nagu varakult, siis mina soovitan tegelikult juba hakata mõtlema suurelt kohe. Et ikkagi kohe minna siis näiteks kas või võtta platvormi kaupa, et see on üks teine võib-olla võimalus, kuidas mõelda, et näiteks jättagi oma LinkedIn puhtalt ingliskeelseks, sest LinkedInis ju meie profiilid on ingliskeelsed, on ju. Eestikeelset LinkedIni profiili, noh, või LinkedIni nagu keskkonda ei olegi olemas, et võib-olla siis jättagi siis läbivaks keeleks LinkedInis inglise keel ja näiteks, kui sul on ikkagi see oma koduturg Eestis, praegu vähemalt veel, siis näiteks tegutseda Instagramis või Facebookis näiteks eesti keeles. Aga väga hea küsimus ja ei ole ühte õiget vastust, et tuleb iseenda siis nagu klientide peal võib-olla testida, küsida, katsetada natuke aega, aga noh, olla ikkagi valmis selleks, et noh, mõlemat pidi, et ühtepidi võivad sulle ingliskeelsed või nagu rahvusvahelised inimesed unfollow vajutada ja teistpidi jälle inglise keele peale hüpates võivad sul kohalikud inimesed unfollow vajutada, nii et tuleb olla valmis mõlemaks, aga oleneb sellest, mis on su suur eesmärk, et ikkagi mingi otsus vastu võtta. Et 2 eraisiku kontot teha ei saa, et ühe teed inglisekeelse, teise eestikeelse? Teoreetiliselt saab, aga mitte kellelegi ei soovita, et sa oled ikkagi üks, et me oleme üks tervik, on ju, et hakata ennast nii-öelda katki tegema, mitmeks jagama, ma ei soovita seda mitte kellelegi nagu ka persooni brändingu mõttes, on ju, et ühel päeval lihtsalt sa jooksed enda omadega kokku ja sa enam ei tea, kumba ja keda sa esitled nii et ma ei soovita ka seda teed minna. Jaanikal on tulnud üks väga hea küsimus nende postituse tüüpide kohta, et kirjutage julgelt ka, kes veel tahaks küsida, siis küsimus on, kas infograafikud peaks olema eelkõige mobiilisõbraliku püstises formaadis? Infograafikud jah, valdavalt tulevad ikkagi vertikaalis, et ikkagi see mobiil jah, nagu ma ütlesin ka, et 70–80% LinkedIni kasutajaid ka, eks ju, ikkagi scrollib läbi mobiili. Et ikkagi jah, vertikaal läheb siis nii video kui infograafiku puhul ka ikkagi. Ja samamoodi, eks karussel ka ikkagi nagu vertikaal, et ikkagi vertikaal. Mobiilisõbralik. Praegu tundub, et rohkem küsimusi ei olegi ja kell on ka täpselt õiges kohas meil, et lõpetada see väike lühike õpijamps. Siin tegelikult ju koorus välja, nagu ikka iga teema puhul, sibulakoore kihte on nii palju, et keda huvitab, siis me panime siia kommentaariumisse ka Mai kodulehe ja kontaktid, et kes tunneb, et vajab sellist strateegilist abi LinkedInis, siis Mai saab kindlasti aidata hea plaani koostamisel ja saab need otsused koos ära teha, kui tunned ise, et ma ei oska otsustada, et mis suunas nüüd joosta või mis suunas teha. Absoluutselt, alati valmis. Ja aitäh kõigile, kes on siin kaasa rääkinud ja vaadanud meid. Et siis kohtume uuesti uuel reedel jälle veebikoolis kell 10, õpijamps järgmine ja suur tänu sulle, Mai, et sa võtsid aja ja tulid meile, rääkisid, jagasid oma praktilisi ja häid kogemusi.